Lõpuks ometi on aeg ära teha 3. trimestri video. Kuna pisikene liitus meiega 39+4, siis see tähendab seda, et ma ei jõudnudki enne tema tulekut 3. trimestri videot purki võtta. Ja kuna mul hetkel on väga karm boss, siis ma ei tea, kas mul õnnestub see ka praegu, aga proovime. Ehk siis hakkame pihta sümptomitest. Üldse ma pean korraks enne võib-olla mainima seda, et minu rasedus oli nii lihtne ja nii tore, mul on nii hea meel, et see kogemus minu jaoks oli nii nagu ta oli, sest 4. trimester, it's a doozy. Kui tahate, et ma teen 4. trimestri video, siis te võite kommentaarides märku anda, et hea meelega jagan seda kogemust ka. Aga rasedus ise oli minu jaoks mega lihtne, nii et need üksikud sümptomid, mis olid, ei olnud tegelikult üldse hullu, aga ma toon nad ikkagi välja. Kõige esimene asi oli siis see, et mu aju lahkus täielikult ruumist, et kui ma ei olnud asju kirja pannud, siis neid ei eksisteerinud mu jaoks, nii et mul on hästi hea meel, et ma läksin 3. trimestril ka ema puhkusele, sellepärast et tööasju selle ajuga teha ei oleks üldse kuidagi soovinud. Siis, mis oli hästi tore 3. trimestri juures, aga samas ka väga weird, oli see, et tulnukafaas ametlikult algas. Ehk et ma nägin ta liigutusi päriselt reaalselt läbi oma kõhu liikumise, mis oli nii kummaline, aga samas ka nii äge. Ehk et minu jaoks võib-olla see kõige meeldejäävam hetk oli see, kui ta luksus, ehk siis need hetked, kui ta luksus, kuidas ta põrkas seal kõhus ringi ja ma tundsin seda, see oli nii äge. Aga kuna ta oli pigem selline rahulikumat tüüpi tegelane, siis ma käisin päris mitu korda tegelikult haiglas KTG-d tegemas, sest mulle tundus, et ta liigutab vähem. Iga kord sain ilusasti kinnitust, et kõik on hästi ja mulle nii meeldib, et ITK-s on hästi toetav personal, et keegi ei pannud mulle pahaks, et ma käisin päris mitu korda, et kõik olid pigem, et jaa, tule ja kontrolli, parem karta kui kahetseda. Nii et selles mõttes oli mega tore, et kõik julgustasid ja keegi ei pannud pahaks, et ma natukene võib-olla muretsesin liiga palju. Siis 3. trimestri mitte nii tore osa võib-olla oli see, et mul tekkisid venitusarmid, et ma ei ole seda geeniloteriid paraku saanud, kellel venitusarme ei teki, nii et kui teil on soovitusi, kuidas neid natukene leevendada, võite mulle märku anda. Et ma üldjoontes ei pane neid väga pahaks, sellepärast et tõepoolest see on meenutus sellest, millega mu keha hakkama sai. Aga kui on võimalik neid natukene esteetilisemaks saada, siis I'm up for it, et võite kommentaaridest teada anda. Siis võib-olla üks selline klassikaline asi 3. trimestri lõpupoole oli mul siis see, et jalad olid nii paistes, ma nägin välja nagu Shrekikene või Fiona, et jalad olid mega paistes, näpud olid hästi paistes, et sõrmusid ma kohe kindlasti sõrme endale ei toppinud, kuidagi hästi kummaline see, et kui ma hommikul ärkasin üles, siis kõik näpud olid nii kanged. Et ma ei olnudki sellist asja varem kogenud ja kuna ilmselgelt ma olin rase siin väga kuumadel päevadel ja kuumal suvel, siis minu jaoks pakkus leevendus see, et ma käisin jalutamas merevees. Ehk et ma sain oma sammud tehtud, aga mu jalad olid ilusasti jahutatud olekus. Nii et sai see olukord ka lahendatud, tegelikult ei olnud hullu, et õhtul panin lihtsalt jalad ülesse ja läks paremaks, aga ma ise tundsin ennast tõepoolest nagu Fiona Shrekist, et jalad olid massive pahkluud olid korralikud. Ja lisaks siis jalgadele ja kätele, mis on võib-olla selline klassikalisem, oli mul ka nina paistes. Keegi teine küll ei märganud seda, aga ma ise nägin seda, et kui ma pilti tegin või filmisin midagi, siis mu nina oli palju suurem kui tavaliselt. Nii et see oli selline kummaline asi, mida ma ei teadnud üldse, et võib juhtuda, aga mõnel läheb terve nägu paiste, minul läks nina paiste. Lisaks ilmselgelt on 3. trimestri lõpupoole vist paratamatu see, et tekib natukene hirm või küsimused seoses siis sünnitusega ja emaks saamisega. Ja mul mõned päevad olid küll sellised, kus ma mõtlesin, et nagu kuidas ma selle kõigega hakkama saan. Ja mu lämm küsis, et Kairi, et kas sa nagu ei vaadanud mitte ühtegi sünnitusvideo enne, kui sa läksid sünnitama, siis nagu ei. Viimane asi, mida ma oleks tahtnud, oleks näha seda hetke, kui see pea tuleb sealt altpoolt välja, sest ma arvan, et minna naiivselt peale esmasünnitajana oli ainuõige taktika. Et ma ei teadnud täpselt seda, kuidas sünnitamine välja näeb, et ma teadsin kõike muud, aga mitte seda. Ja ma olen väga tänulik, sest ma ei tea, kuidas ma muidu oleks selle sünnituse üle elanud. Nüüd, sümptomitega on ühel pool, nii et räägime põnevatest asjadest, mis leidis siis 3. trimestril aset ja kõige olulisem neist minu jaoks on otse loomulikult baby.
baby shower. Ehk et mu sõbrannad tegid ülitoreda päeva mulle, ma tegin selle kohta tegelikult ka TikTokis üks minivlogi, nii et ma panen selle siia, et sellest täielikult ilma ei jää. Hei, ma olen Kairi ja täna on mega eriline päev, sest kätte on jõudnud meie baby shower. Ma ei teadnud päeva kohta midagi muud kui et save the date ja esimene peatus on Meikar. Kui me Mareti juurde jõudsime, siis olid tüdrukud voltinud sinna ka kõik mu lemmikud snäkid ja joogid, mis oli nii armas neist, nii et ma sain päeva alustada veel eriti toredal noodil ja mega ilusa meigiga. Edasi sõidutas Peika mind peo toimumiskohta ja vaadake, kui ägedad dekoratsioonid seal olid. Lihtsalt see fotosein on point ja ma tean, et paljud ütlevad, et rasedus on hästi üksik aeg, aga minu jaoks on just vastupidine kogemus. Ma olen täielikult jackpoti saanud, sellepärast et kõik inimesed mu ümber hoiavad mind nii väga. Ja pidu alustasime siis otse loomulikult väikese šampaga, natukene süüa ja siis oli mängude aeg. Esimese asjana oli meie ülesanne siis nuputada välja, et kelle beebipildiga on tegu. Sealt edasi oli väike mäng, et kumb on tõenäolisem, kas emme või issi, erinevaid asju siis tegema. Ja üheltki peolt otse loomulikult ei saa puududa ka Hood, ma üldjöndes kardan seda mängude aega, aga seekord läks meil nii hästi, sest me võitsime. Siis väike naljamängukene vahele ja siis ennustuskaardid, et vaadata, kes meie seast siis selgelt nägija on. Päev läks nii kiiresti ja juba oligi kohvi ja koogi aeg, mis sest, et tüdrukud korraldasid mega ägeda peo, nad tõid meile veel kingitusi ka. Nii et ma ei tea, mida ma teinud olen, et ära teenida sellised inimesed, aga see oli perfektne päev ja kui jõudes ma avastasin, et üks väike kingitus oli veel, mida me kindlasti hakkame kasutama. See oli nii tore päev. Me läksime mu sõbranna aeda, seal oli kõik dekoreeritud, ma panin siia mingid pilte ka. Kõik nägid nii äge välja, nii toredad mängud olid ja üldse lihtsalt see, et kõik olid seal, et tähistada meie peepsu tulekut, et nii armas neist. Next up sündmustest oli siis 3. trimestri ultraheli uuring, mis oli iseenesest väga põnev. Saime teada, et on 2,7 kilo, süke 40% seas, nii et keegi ei muretsenud otseselt, et ta liiga suur tuleks. Et ilmselgelt, kuna mul oli rasedusaegse diabeedi diagnoos, siis ma natukene kartsin just sellest vaatenurgast, et äkki ta on liiga suur selles 3. trimestri ultrahelis, aga kõik oli hästi, kõik oli super. Lisaks mul ei olnud veel kuidagi väljendanud preklampsiat. Nii et me saime väga edukalt sellest rasedusest läbi, mis sest, et olid mingisugused näidustused, et ei tekitanud see meile liigset trotsi. Mis meil veel toimus? Me peame vahepeal notese vaatama, sest mu aju jäi 3. trimestrisse, see ei ole naasnud ikka veel, et ma ei suuda infot väga hästi talletada, aga 3. trimestrisse jäi meil veel väga palju perekooli loenguid, et ma arvan, et ma kokku võtsin mingi 12-16 erinevat loengut erinevatel teemadel, mitte ainult siis ITK-st, vaid ka online'ist üldiselt ja eraldi veel konsultante, et ilmselgelt, nagu te aru saate, ma olen selline inimene, kellel meeldib olla informeeritud. Ja muudest uudistest siis hästi tore oli see, et me saime oma maja ehitusloa sisse antud, et otsustasime ära siis maja värvi, terrassi värvi, kõik akende värvid, katuse värvi ja hetkel me siis ootame vallalt kinnitust, et meie plaan sobib ja saame endale ehitusloa. Ja veel sükestest pisematest asjadest oli see, et me Peikaga veetsime väga palju aega koos, kuna ilmselgelt olid viimased kuud veel kahekesi, et tegime date night'e, käisime road tripil, mõned nendest on taaskord TikTokis mul ka minivlogina ilusasti olemas. Ja nii armas oli see, et kui oli emadepäev, siis ta tõi mulle ka lilli. Ilmselgelt ma olen dogmama, nii et ma peaks lilli saama. Jokes aside, nii armas, et ta juba praegu mõtles selle peale ja tõi mulle lilli, et as mom to be. Ning kõige viimase toreda asjana võib-olla ma tooksin välja selle, et me tegime siis iseendast veel self-portraiteid siis terve perega, ehk siis Lili, mina ja Peika rannas. Väga raske on ikkagi iseennast pildistada, kui sul on 3 inimest, kes peavad pildi peal olema, aga ma arvan, et me saime päris hästi hakkama. Ja ma ütleks, et mu Peikal on ka väga head annet fotograafiks saada, et ma panen siia mõned pildid, mis tema tegi minust ainult, mis minu arvates näevad mega ilusad välja. Et mul on isegi natukene kahju, et ma ei kajastanud jooksvalt sotsmeedias oma rasedust, sellepärast, et need pildid jäid kõik jagamata. Aga sellega ma arvan, et ma tõmbaksin video kokku. Ma ei teagi, jah, andke teada, kui te tahate 4. trimestri kohta ka videot, ma olen täiesti hämmingus praegu, et on lubanud mul filmida selle hetkel üle 10 minsa natukene, nii et ma tõmban igaks üks video kokku, enne kui mu õnn pöördub. Ja kui te tahate 4. trimestri videot, andke teada kommentaarides, teeme ära ja tšau! Rose-colored glasses do wonders to a spark.